No nii, sõbrad, eelmisel nädalal panin ma üles video, mille kallal ma olin töötanud kuid. Ja ma ütlen ausalt, stress nüüd panna midagi ülihead üles on ülisuur. Nii et ma meelega töötan selle vastu ja lihtsalt räägin teiega täna. Ei mingit suurt plaani. Lihtsalt nagu FaceTime. Ja ma alustan sellest, kui pingeline minu jaoks tegelikult see eelmine video, kogu selle loomine, kõik see oli. Selle tõestuseks on see, et kohe kui see oli tehtud, ma jäin haigeks. Kohe, nipsust. Ma käisin, intervjueerisin põhimõtteliselt kogu Eesti poliitika koorekihti ja see oli minu jaoks üle pika aja nagu nii teistmoodi projekt, nii erinev sellest, et ma lihtsalt istun üksinda siin oma toas ja räägin teile, mida iganes sülg suhu toob, vaid minna nagu teemasse väga sisse, valmistada ette neid intervjuusid. Seal oli nii palju asju, mis behind the scenes toimusid. Ja tead, mis on väike tõestus? Ma ei ole kindel, kui palju selles videos on seda näha, aga põhimõtteliselt enamike intervjuudega ma olin nende läbiviimise ajal nii stressis, et terve mu kael, mu nägu, mu kõrvad, kõik oli nii laiguline. Kõige hullem oli see, et ma nägin, et osad nendest intervjueeritavatest vaatasid seda ja ma olin nagu, oh my god, Maria, get your shit together. Ja ma olen suht kindel, et see, kui suur eneseületus see video minu jaoks oli ja naljakal kombel ka see, kui hästi sellel läheb, oli minu jaoks ka üks sellest haigeks jäämise põhjusest. Kas ma võin korraks rantida? Ma olen nii väsinud haige olemisest. Ma olen see aasta nagu olnud rohkem haige kui kunagi varem ja ma ausalt öeldes hakkan muretsema. Ja see on alati siis, kui ma lähen reisile või kui midagi pingelist on vaja ära teha. Ja reaalselt, ma käisin jaanuaris Tais reisil, jäin haigeks. Aprillis Londonisse läksime, jäin täpselt enne seda haigeks. Suvel Helsingisse tööreisile, jäin sama päev, sama hommik ärkasin valusa kurguga. Nüüd augustis käisime Kreekas. Jäin haigeks ja nüüd rohkem ei ole olnud. Nüüd käisin Kopenhaagenis, aga siis juba Kopenhaagenis ma kartsin, et ma jään haigeks, aga vaata, ühe asja ma olen masterminud. Mul on universumiga nagu, meil on väike kokkulepe. Ja see kokkulepe on see, et kui mul on vaja midagi tõsist teha, kui mul on vaja ennast kokku võtta, siis ma ei jää haigeks ja mul ei hakka päevad. Ja alati nii haigus või päevad tulevad täpselt siis, kui see pingutus on tehtud. Mis mõnes mõttes ma hindan seda, sellepärast et jälle, see on nagu mingi väike diil, mis minul universumiga on. Ma ei jää haigeks siis, kui midagi tähtsat on vaja teha. Aga see teine osa on see, et ma ikkagi jään iga kord haigeks, kui nagu vähegi mingisugune pingutus on, see on stressing me the fuck out. Ja kõige iroonilisem on see, et tänapäeval ükskõik mis probleemiga sa lähed arsti juurde, tõenäosus, et ta ütleb sulle, see on stress, mine puhka jalga, on nagu 99,9%. Ma olen kuulnud nii palju tuttavaid viimase aasta jooksul, kes lähevad kas külmetusega, kas mingi hormonaalsete probleemidega, kas katkise jalaga ja vastus on alati see on stress. Mis on nii crazy. Ja tundub, et ka selle viimase videoga mul ei õnnestunud ikkagi seda stressi ja pinge langust ennetada, mis mind voodisse viiks. Ja et kirjeldada, kus mina vaimselt praegu olen. Ma ei ole 3 päeva üldse oma jalga välja tõstnud kodust ja enne seda käisin ka lihtsalt mingi ring ümber maja. Nii et ma tunnen ennast natuke nagu kosmosefilmides on need astronaudid, kes nagu on oma selles kosmoselaevas, vaata, pole maad, pole elu, pole ühtegi teist inimest näinud juba, ma ei tea, mitu aastat. Ja nad saadavad nagu videotervitusi maailma. See on see, kuidas ma end tunnen. Ja kui seda proovida nagu kõva häälega lahata, mida ma alles nüüd saan aru, et ma ei taha teha. Ma tulin siia episoodi selle mõttega, et no, et see on nagu FaceTime. Et ma räägin sulle, what's been up ja üritame koos välja figurida, kuidas ma saaks ennetada seda, et ma iga kord haigeks jään. Aga no ma tean ju, mis see tegelikult on. See on nagu 2 erinevat asja. On ju. Reisile minnes see on tõesti müsteerium, sellepärast, et jumal teab, ma maksan nii palju, et nendel reisidel käia ja kõik, mis ma tahan, on minna ja seda nautida. Aga ma arvan, et ma olen üks nendest inimestest, kes lihtsalt ei oska mitte nagu oma tööd teha või ennast oma tööst välja lülitada. Ma reaalselt vist ei ole võimeline selleks. Sellepärast, et isegi praegu ma jäin haigeks nagu neljapäev reede, kui ma veel tegin tööd. Ma suutsin arvutis olla, see oli minu jaoks nagu hea distraction. Tuli nädalavahetus, mul oli võimalus relaxida, puhata, kõike haigus läks kohe hullemaks. Tuli esmaspäev, mul oli jälle okei olla. Jah, kas see võib olla seotud sellega, et haigus nagu loomulikult areneb? Jaa, aga ma tean, et see on seotud sellega, et minu jaoks nagu töö-mode, nii-öelda asjade kallal töötada, tähtaegasid täita, episoode teha, mis iganes, või õppimine, mis iganes sul on ju töö. See režiim on minu jaoks nii normaalne ja kui jõuab kätte see nädalavahetus või see reis, kus mul pole ühtegi plaani, mu kehalist ei oska mitte midagi muud teha, kui lihtsalt haigeks jääda. Ja ma tahtsin täna mängida detektiivi. Leida üles oma sisemine Frida Arrak.
kui nii võib öelda. Või leida üles oma sisemine Heidi õige Paulus. Vaata, mul on isegi pliiats siin. Tõelised kättemaksukontori fännid teavad, mis hakkab nüüd juhtuma. Ja kui sa ei tea, siis saad kohe varsti teada, sest kohe lähme episoodi teemaga edasi, aga enne veel seda, selles videos teen ma ühtlasi ka koostööd riigi valimisteenistusega ja kuna see nädal, kui see episood läheb üles, on reaalselt valimisnädal veel käimas, siis ma kasutaksin viimast võimalust, et teid julgustama valima minema. Nagu ma mainisin, minu eelmine video läks mega süvitsi erakondadesse, nende maailmavaadetesse, programmidesse, aga kui sa üldse ei tea, kust alustada, siis ma soovitaksin lisaks minu sellele eelmise video vaatamisele mõelda nende teemade üle, mille raames siis arutelu käib. Millest me nendel valimistel räägime? Me räägime linnaruumist, me räägime ühistranspordist, me räägime kodude kättesaadavusest, isegi kultuurist. Ja ma ütlesin selle video lõpus ka, aga ma tõeliselt soovitan, kui sul valiku tegemine on raske, lisaks nagu ilmselgeltele, ma ei tea, research imisele ja headele lehekülgedele, ma soovitan sul teha natuke sükast tunnetamist ja tunnetada, mis on sinu seos nende teemadega. Võib-olla me ei pea seda nii suurelt mõtlema, et mida Tallinna ühistranspordi võrk vajab juurde? Nagu mõtle, palju sina ühistranspordiga sõidad? Kas sa tahaksid rohkem sõita? Kas see on miski, mis takistab sul seda tegemast? Kas see ei huvita sind üldse? Ja sealt nagu samm-sammu haaval oma seisukoha kujundamine on oluliselt tehtavam minu meelest, kui see, et mul peab kohe mingi suur maailmavaade olemas olema. Ma tunnen, et meil noortena on väga palju ka seda survet oma maailmavaade nii-öelda ära otsustada ja ma ise olen väga nagu oma elus üritanud selle surve nii-öelda vastu töötada. Selle põhimõttega, et maailmavaade niikuinii muutub. Jumal ainult teab, võib-olla juba järgmisel aastal hääletaksin hoopis mõne teise partei poolt, sest see on nii normaalne, et noore inimesena ongi, me elame, me õpime, me kogeme ja see on täiesti fine igas valdkonnas, kui su arvamus muutub. Küll aga poliitikas ega su arvamus väga ei saa muutuda, kui sul kunagi pole olnudki arvamust. Seega mina julgustan kas või mingite teemadega seda arvamuse omamist, sellega pihta hakata. Valimised.ee on see lehekülg, kus sa näed, kus on sinule lähim valimisjaoskond, sa näed seal kus, mis piirkonnas kandideerivad, hiljem näed sa sealt ka valimistulemusi, ka seda, kuidas elektrooniliselt hääletada ja elektrooniliselt hääletada saad sa siis kuni laupäeva õhtuni, pühapäeval saad sa valida ainult oma elukoha järgses valimisjaoskonnas ja selleks, et teil oleks ka tõestus, et ma siin räägin laialt, minge valima, Maria, kas sa ise üldse valid? Teeme kohe koos ära, sellepärast, et mitte ainult ei saa sa e-hääletada, sa saad seda ülimugavalt Smart ID-ga ka teha. Nii, sorry, mul on siin juba natukene pime, Halloween on ikkagi tulekul, aga valimised.ee leht. E-hääletamiseks laadi alla valija rakendus, mis mul tegelikult peaks olema arvutis olemas juba ka valimine äpp. Teeme selle lahti, siis tuvasta end. Mina tuvastan Smart ID-ga. Nii, sisse logitud, otsustama, vali, kelle poolt hääletad. Valin. Siis ta laseb sul üle kinnitada, et kas see on see, keda sa tõesti valisid, vajutad hääletan, Smart ID PIN 2-ga kinnitad või mobiili-ID-ga, mis iganes sulle mugavam on. Sinu hääl on vastu võetud ja nüüd, mis on eriti hea, valijal on võimalik kontrollida, kas tema hääl jõudis elektroonilisse valimiskasti muutmata kujul. Selleks nüüd laed telefoni ühe rakenduse alla. Selleks rakenduseks on siis EH-kontroll rakendus ja saad kontrollida selle QR-i abil, kas sinu hääl jõudis kohale õigel kujul. Näed, sinu QR-ile vastav hääl on talletatud valimiste serveris Rannaväli Maria, kuva minu valik. Ja siis sa näed, kelle poolt sa hääletasid ja see võttis ju reaalselt vähem kui minut aega. Seega minul on valitud, mine vali sina ka ja liigume edasi meie tänase episoodi juurde. Tagasi pliiatsi juurde, tõeliselt teavad, mis nüüd hakkab juhtuma. Kes mäletab Heidi õige Pauluse pliiatsikrunni? Ma ju käisin koolis nii. Ma reaalselt käisin pliiatsikrunniga koolis ja mõtlesin, et I'm the shit. Nii et see olen mina kehastamas detektiivi täna, et aru saada, mis värk sellega on. See on nagu, minu jaoks on tegelikult väga huvitav, kuidas meie keha toimib ja kuidas ma olen nii palju mõelnud selle peale, mis asi on üldse stress, on ju. Sest tänapäeval, kui sa lähed arsti juurde, siis tõenäosus, et ütleb sulle, et sa oled haige, sest sa oled stressis, on väga kõrge. Ja see kõlab nagu niimoodi, nagu et mängid ohvritelt, modernne inimene, meil on ikka nii raske, me oleme nii stressis. Aga see on tõsi, nagu modernne elu
Minu elu ei toeta tervist. Ma küll annan endast parima, et magada piisavalt ja et süüa hästi ja trenni teha, aga kui sa mõtled, kuidas elasid meie esivanemad. Sul oli talu. Sul olid loomad. Sul oli palju füüsilist tööd, mida sa tegid õues. Sa sõid puhast toitu. Kartulit, sousti. Sul oli kommuun, inimesed elasid koos. Me ei olnud üksteisest üldse nii isoleeritud. Niimoodi mõeldes kõik tundub parem. Peale selle, et olime kõik vaesed ja süüa polnud ja tegelikult oli nagu päris stress. Ja see on nii naljaks, et ühelt poolt me elame maailmas, kus meil on kõik mugavused kätte andud. Meil on kõik rohud, nagu elu on nii palju paremaks läinud, aga kuidagi me oleme inimestele rohkem stressi läinud ja järjest rohkem ongi nagu stressist põhjustatud haiguseid. Kuigi ma olen kindel, et kunagi olid ka haigused. Lihtsalt siis oligi. Sul tuli kopsupõletik ja suridki ära. Enne kui antibiootikumid leiutati, on ju. Aga tõeline teadlane, nagu ma olen, siis ma tahtsin ChatGPT käest küsida, miks ma olen iga kord peale stressirohket perioodi või täpselt enne reisi haige. Vaatame kõigepealt, mida räägib internet, enne kui lähme väikese sisekaemuse juurde. Kui sa haigestud peale stressirohket perioodi või vahetult enne puhkust, siis see pole juhus, vaid sinu keha reaktsioon. Stress surub immuunsüsteemi alla. Kui sa oled pikalt pinges, toodab keha pidevalt stressihormoone. Need aitavad sul ellu jääda, keskenduda, olla produktiivne ja ignoreerida väsimust. See ei ole kontrollitud info. Ma vist unustasin teha selle disclaimeri. Selle episoodi mõte on puhtalt minu meelelahutus. See episood olen mina tulemas teiega, et see tänane 3 tundi hängida siin, sest meil on väike kokkulepe, on ju, iga nädalane väike häng. Ja kuna ma olen haige ja mul pole mitte tegi huvi. Ma pigistasin oma poliitika huvi sidruni eelmisel nädalal nii tühjaks, et see peab veel taastuma, enne kui ma suudan teiega päris asjadest rääkida. Seega, see episood on puhtalt minu jaoks. Okay? Te olete lihtsalt kaasreisijad. Kortisol pidurdab immuunsüsteemi. Seega, sa ei haigestu mitte stressi ajal, vaid siis, kui keha lõpuks lõdvestub ja kaitse langeb. See ongi ju minu elu. Enne reisi on klassika. Palju korraldamist, pakkimist, unepuudus, emotsionaalne pinge, isegi positiivne elevus. Kõik see on stress. Tulemus, täiuslik kokteil, nohu või kurgupõletiku tekkeks. Ma armastan ChatGPT täna. Mõni päev ta on üliametlik ja siis mõni päev viskab siukseid krutskeid. Keha õpib, et puhkus on haigus. Oh no, kui see muster kordub sageli, hakkab keha seda isegi ennustama. Iga kord, kui ta tajub, et nüüd tuleb puhkus, lülitab ta end taastumisrežiimi. Ei, seda ma kartsin. Kusjuures, mul on juba mitu mõtet. Esiteks, see on see põhjus, miks minule meeldib reisida. Ma armastan reisida Põhjamaades. Minu lemmikreis on Eesti, aga veits parem. Ja viimane reis, kus ma käisin, Kopenhaageni reis. Seal ma tõesti, ma keeldusin mõtlemast, et see on puhkus. Ma olin nagu, sa oled lihtsalt komandeeringul. Sa lihtsalt eksisteerid, mitte oma kodus. Jah, ma ei teinud tööd, aga ma suhtusin oma päevastesse, ma ei tea, vaatamisväärsuste või muuseumikülastustesse mõnes mõttes nagu töösse. Ma olin nagu, sa ärkad, sul on midagi teha. Selleks, et ma ei jääks haigeks. Ja see toimis. Võib-olla see toimis sellepärast, et mul tegelikult oli see poliitika video pooleli ja mu keha teadis, et sa ei saa praegu haigeks jääda. Sa ei saa seda endale lubada. Aga oh my god, ma ei taha, et see muutuks mustriks. Okei, ChatGPT. Nii, kuidas seda vältida? Taastu juba stressiperioodi sees, mitte alles pärast seda. See vist on kõige suurem väljakutse mul üldse elus. Ma vist ei oska puhata. See idee, et ma tahan olla produktiivne, võimalikult palju teha. Ma olen nagu nii palju seda teemat ise nämmutan, sest ma saan nii hästi aru, kuidas see ongi probleem ja kuidas meie soov teha pidevalt rohkem viibki meid sinna seisundisse, kus sa oled nagu, et appi. Sa ei puhkagi, sa puhkad siis, kui sa oled haige ja see ongi sinu puhkus. Ja see on fucked up, et ma saan aru, et ma olengi sellesse rutiini jõudnud. Muret tekitav. Küll aga, ja siin tuleb vägene teraapia moment. Vaata, meil kõigil on midagi, on ju. Meil kõigil on mingid ebakindlused, mingid probleemid, mingid hädad, mis meis veel omakorda stressi tekitavad. Ja kuigi need on kõik lõpuks sarnased, siis igalühel on mingi oma kandi alt, on ju. Ja see puhkamise asi on üks asi. Loomulikult sul on sinu kuldne kolmik, on ju, uni, toitumine ja liikumine. Sul on see ja oma nagu elustiil ja see on kõik nagu õige. Mul on tunne, et sellest nagu räägitakse palju. Küll aga mul on tunne, et ma olen enda puhul avastanud veel ühe viisi, mis väikest alateadlikult stressi pidevalt tekitab ja see on inimestele meeldida üritamine.
Ja see on nii naljakas, sellepärast, et kui ma vaatan iseenda ajalugu, ma alustasin oma YouTube kanaliga, kui ma olin 13. Ma olin nii noor, mind ei huvitanud mitte miski. Ja tõesti, see on nii naljakas, kuidas tavaliselt see teekond käib ühtepidi, et noorena sa oled ebakindel, sa ei julge olla sina ise, siis vanemana sa vaikselt kasvad iseendasse. Ja mul on tunne, ma olen nagu teistpidi teekonda teinud või minu teekond on rohkem olnud nagu üles-alla. Et noorena, kui ma oma YouTube kanaliga alustasin, ma olin avatud ja see teekond nagu automaatselt kandis mind, nii et mul ei olnud isegi aega, et olla ebakindel. Ma lihtsalt läksin järgi sellele teekonnale, mis mind kutsus ja mis mind kandis ja tegin seda, mis mulle meeldis. Ja probleem ongi see, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma mõtlen. Ja see on kurja juur. Vaata, mõnikord ma tahaks oma aju lihtsalt tõsta ma peast välja ööseks ja magada. Sest tänasel päeval mul on 2 tüüpi öid. Iga mõne aja tagant mul on see öö, kus ma päriselt magan. Ja siis enamus ööd on need, kus ma tegelikult mõtlen. Ma ülitihti olen Annal hommikut ja mingi aja täna ma ei maganud, ma mõtlesin. Eks see state, kus sa nagu isegi magades. Sa magad, aga siis sa samal ajal ikkagi mõtled. Kui ma nüüd mõtlen, ma peaks puhkusele minema, aga ma ei saa, sest ma jään iga kord haigeks. Issand jumal. Ma tean, et seal on tegelikult veel üks asi. Nagu üks asi ongi see sama, nagu ma ütlesin, tervis ja elustiil. Ja loomulikult nagu see on see, kust kõik algab, on ju. Aga seal on täiesti teine tasand, mis ongi sinu vaimne tervis. Oh my god, kas hiljuti ei olnud just mitte vaimse tervise päev? Oktoober on vaimse tervise kuu! Öelge mulle, et Maria sisu ei ole läbi mõeldud. Teine tasand on kõik meie mõttemaailm, on ju. Meie ebakindlused, mille pärast me muretseme, mille pärast me stressis oleme ja nii edasi. Ja mul on tunne, kui ma võrdlen eelmist aastat, aga see aasta ma olen võib-olla kõige rohkem nagu muretsenud, kuidas teised inimesed mind näevad. Ja see on nii absurdne, sest ma olen esimene inimene, kes sulle nagu sõbrannana annab seda nõu, et issand, teiste inimeste arvamus, viimane asi, mida sa peaksid kuulama, sina elad oma elu iseenda jaoks, ma olen esimene, kes seda nõuannet teistele annab. Ja nüüd ma saan aru, et ma olen viimane, kes seda nõuannet ise kuulab. Olgu see kas sinu töös, olgu see sinu eraelulistes valikutes, olgu see väga väikestes asjades või väga suurtes asjades. Me ei saa kunagi panna teiste inimeste arvamust ettepoole enda omast. Aga me teeme seda kogu aeg, nii et me isegi ei saa aru. Ja nagu minu jaoks on eelkõige ongi väljendunud minu nagu YouTube'i sisuga. Mul on tunne, et aasta algusest tegelikult saati ma läksin nagu sellele teekonnale, et mida ma tahan järgmisena teha. Mis podcasti ma tahan teha, kellega ma seda tahan teha, mis teemadel ma tahan rääkida, mis teemadel ma ei taha rääkida. Lisa sinna veel juurde minu nagu obsession panna kõike kassidesse, mida ma vaikselt teraapias nagu töötan läbi. Ma nagu armastan reegleid, ma armastan korda, ma armastan ennast panna, reeglite järgi käituma, olla mingi nii, nüüd sa määratled ennast niimoodi ja nüüd asjad käivad niimoodi. Et kogu see teekond on olnud minu jaoks nagu väga keeruline ja seal juures on olnud pidevalt see, et mida inimesed arvavad. Ja mida rohkem ma räägin, seda rohkem ma saan aru, kuidas see on reaalselt nagu põhimõtteliselt hävitanud mind appi. See kõlab nii dramaatiliselt, aga nagu sa saad tegelikult igalt tegevust teha 2 moodi. Sa saad seda lihtsalt teha ilma liigselt mõtlemata ja sa saad seda teha ülemõeldes, stressates ja muretsedes. Ja ma ei mäleta, millal ma viimati tegin midagi ilma ülemõtlemise, stressamise ja muretsemiseta. Ja ma tunnen, et see on väga tugevalt seotud selle sama teiste inimeste perspektiiviga. Ma ei ole elanud oma enda peas. Mul on tunne, see on minu hüpotees, see on minu häidi õigepooluse hüpotees, et kui sa seda piisavalt kaua ei tee, siis su keha ongi haigestub. Sest see on nagu ainus viis, kuidas sa endale tähelepanu pöörad ja see on nii fucked up. See on nii fucked up, et ainus kord, kui ma luban endal päev läbi diivani peal olla ja raamatut lugeda, on siis, kui ma köhin oma kopsud välja. Nagu kui ma olen nii haige, et ma ei saa mitte midagi muud teha. Oh my god, see ongi nagu nõiaring, sest kohe, kui ma endale seda luban, ma jään haigeks. Okei, mul on tunne, me jõuame päris sügavat arusaamadeni. Selles mõttes ma olen realist. Et ma ei hakka sulle siin olema, ma ei ole endale seda kunagi öelnud, et sa pead elama stressivaba elu. Ma olen proovinud seda. Ma olen üritanud kogu stressi oma elust elimineerida. Ja tead, mis see tulemus oli või? Täiesti mõttetu elu. Elu, kus ma ei võtnud riske mitte ühegi asjaga, kus siis mitte ükski asi ei olnud rewarding, sest ma ei teinud ühtegi asja, mis oleks päriselt meaningful, tähendusrikas. Seega ma olen väga nagu seda meelt, et positiivne stress on normaalne, see on käivitav jõud. Sul peab olema midagi, mille nimel võidelda, sul peab olema mingi väike risk elus, see on nagu normaalne, see annabki meile elule tähendust ja seda tunned, et ma olen elus. Nüüd, kuidas nendel hetkedel pidurit tõmmata, enne kui asi kraavi läheb, nagu te aru saate, ma ei ole seda veel endale selgeks saanud. Ma kipun arvama, et eks see on nagu nendes väikestes asjades. Mis need minu jaoks on? Need on trenn, mis ma mõtlen poole tükki aega saan minna, sest ma olen haige olnud. See on toitumine, mis on võib-olla minu jaoks kõige siuksem igavam praktika. Toitumisega ma kõige rohkem tunnen, et ma ei viitsi. Ma lihtsalt ju ei taha.
uni, asi, milleks mul on olnud väga raske prioritiseerida. Ma olen esimene, kes kukub sellesse ärkame kell 5 auku. Ma olen esimene, kes on mingi omega, et jaa, ma hakkan veel varem ärkama, siis ma tunnen, et mul on terve hommik minu jaoks. Ei, Maria, keegi ei anna sulle elu lõpus medalit selle eest, et sa ärkasid vara. Ja vaimse tervise koha pealt ka mediteerimine, enda tunnetega istumine, vaata ka see podcast on minu jaoks veidikene nagu teraapia, nagu minu digitaalne päevik. Kuna ma ei viitsi oma päris päevikusse kirjutada, siis ma lihtsalt võtan kaamera ja räägin siia. Aga võib-olla see resoneerub kellegi teiega. See idee, et millal me lõpetame teiste inimeste arvamuse enda omast ettepoole panemise. Millal me saame aru, et ükskõik kui väga me kellelegi nii-öelda meeldime või ei meeldi või korda lähme või ei lähe või ükskõik kui palju see mingi inimene siis sinu nagu elu heaks kiidab või ei kiida, millal me saame aru, et see tegelikult meie väärtust ei mõjuta. Nagu meie peas, jaa, aga objektiivselt mitte. See on alati see, et me ennast nagu paneme nii madalale mõnikord. Sõbrannale ever ei soovitaks vaata seda, kuidas sa ennast kohtled. Never ei soovitaks nagu enda ülespeksmist väga vara ja elus ei soovitaks seda, et kunagi ei puhka, aga endale teed seda. Kuidas nii? Kuidas nii, Maria? Aga ma lihtsalt tundsin, et mul ei ole midagi muud anda, kui lihtsalt aus mina, aus jutt, aus perspektiiv selle kohta, et ma tunnen, et ma olen nagu struggling mingite asjadega. Ma tunnen, et see poliitikavideo minu jaoks oli mitu kuud järjest mingi projekt, kuhu ma sain ennast sisse valada ja ma ei pidanud sellepärast mingite teemadega oma elus tegelema, ma ei pidanud oma YouTube'i kriisiga tegelema, mis on endiselt seotud sellega, et mul on tunne, ma ei mahutu kuskile, nüüd ma lihtsalt panen kõik välja. Ma ei mahutu nagu tõsisesse ajakirjandusmaailma, sest ma ei taha ühegi väljaande jaoks minna töötama. Mul on tunne, ma ei mahutu ka enam tavalisse YouTube'i maailma, sellepärast, et ma olen välja kasvanud sellest, et ma vlogin oma elu ja ausalt öeldes ma ei taha oma elu jagada. See ei ole seotud sellega, et ma isegi ei taha teile oma elust rääkida, ilmselt ma seda teen. Aga see, et ma nagu ärkan hommikul ja ma ei saa lihtsalt minna hommikusööki sööma, vaid ma peaks mõtlema selle peale, et kuidas ma teen seda huvitavaks, mul sai nii villand sellest, on ju. Seega ma tunnen ennast nagu kahe maailma vahepeal. See on ausalt see olukord, kus ma praegu olen ja naljakal kombel mul on tunne, et ma jäingi haigeks, et ma saaksin selle üle pikemalt mõelda, mis on nii paradoksaalne. See on praegu wake up call mulle. See on wake up call, sest see ei ole normaalne. Kuidas ma nagu Heidi Õigepaulusest jõudsin teraapiasse. Aga ma loodan, et võib-olla see aus jagamine pani sind mõtlema, mis olukordades sina teiste inimese arvamusi endast ettepoole paned ja pani mõtlema selle idee peale, et meil on üks elu. Millal me hakkame elu iseenda nimel elama? Päeva küsimus on see, kui minna nüüd täiesti praktiliseks. Mis on teie top 1 tipp, et terveks saada? Või mis on nagu see life hack, mida te teete kohe, kui te hakkate haigeks jääma? Mul on vaja kõik nipid, sellepärast, et ma pean järgmine kord, kui haigus tuleb, ma tahan olla nagu relvastatud, on ju. Ma räägin sinu vana-vanaema salaretsept või mingi peresaladus või ükskõik kui nagu siuke asi, mis sind aitab. Kui sul on midagi, jäta sa alla kommentaaridest. Nii et mul on hea meel, kui sa selle video lõpuni vaatasid, kommentaariga alla, mis mõtted teil tekkisid ja näeme ja kuuleme teiega järgmine nädal juba jälle. Tšau! Heidi Õigepaulus läheb nüüd raamatut lugema.